Tere, mina olen Tanel. Ma räägin teile nüüd natukene lahti uue Toyota Corolla nupud ja põhifunktsioonid. Kõigepealt, et auto käima panna, siis kõik funktsioonid käivad läbi piduripedaali. Ehk siis peab vajutama pidurile ja siis ühe korra nuppu. Ei pea all hoidma, ühe korra nuppu. No kui armatuuris süttib ready kiri, nii juba auto töötab. Ei pea ootama, et auto hakkaks mingit häält tegema. Sest vahel töötab bensiinimootor, vahel töötab elektrimootor. Kumb mootor töötab, teie seda ise reguleerida ei saa. Kui ready silt põleb, siis on juba järgmine moment drive'i peale ja minekut. Kui nüüd näiteks piduripedaali peale ei vajuta ja vajutada lihtsalt seda start-nuppu siin, siis ta põhimõtteliselt võtab ainult voolu sisse, raadio jääb sees mängima, aga ta käima ei lähe. Ehk siis kui kindlasti käima panna, siis kõigepealt pidurile ja ühe korra nuppu ja ongi kõik. Järgmisena siis käigukasti valits. Siin on siis nagu tavapäraselt põh, mis tähendab siis parkingut, R tagumine käik, N neutraal, nõrk D drive ja nõrk B, mis paljudes tekitab nüüd segadust. Põhimõtteliselt on niimoodi, et ta Eesti kliimas ei olegi väga kuskil nagu kasutatav. Ta on tegelikult mõeldud mägipidurina. Ehk siis, kui kuskil mägedes, kus on kõrged mäed allapoole tulla, et mitte jalga piduripedaali peale vajutada, et piduriklotse kulutada, siis on see funktsioon. Kui drive'i pealt tõmmata nõrga B peale, siis ta hakkab õrnalt mootoriga pidurdama autot. Efekt on sama nagu manuaalkastiga tõmbaks näiteks 5. käigu pealt 4. peale, 4. pealt 3. peale, ehk siis mootoriga pidurdab. Aga Eestis on põhimõtteliselt parking, tagumine käik, neutraal ja drive. Kui see B-täht jääb näiteks seisma või B-tähe peal on teil funktsioon ja hakkate liikuma, ta võib nii olla, aga siin sellisel juhul ei saa aktiveerida püsikiiruse hoidjat. Et seda saab teha ikkagi ainult drive'i peal, kus ta nagu mõeldud ongi. Siin eespool on võimalik valida ka erinevaid sõidurežiime. Ehk siis, kui lükata nüüd seda nupukest siin ettepoole, siis ilmub armatuuri kiri sport. Või siis, kui tõmmata enda poole, on normal, niisugune tavaline tehase režiim nagu ta olema peab. Või veel korra allapoole tuleb kiri eco, mis tähendab siis seda, et gaasipedaal muutub sekundi jagu aeglasemaks, aga kütusekulu langeb ja sport siis vastupidi. Käigud lähevad lühemaks, mootor saab võimsust juurde, kütusekulu natukene kannatab. Aga siit saab ise valida neid ja neid võib valida ka sõidu ajal, et ei pea selleks eraldi seisma jääma. Aga tavapärane on siis see normal. Siis ta on niisugune tavaline tehase režiim. Siin allpool on siis veel kaks nupukest. See vasakpoolne on siis elektrooniline nimetatud käsipidur siis. Seda põhimõtteliselt näppima üldse ei peagi. Sest nagu te panete parkingu peale, on ta automaatselt aktiveeritud. Nagu tõmbate drive'i peale, läheb ta maha. Ja niimoodi automaatselt ise toimibki. See teine nupp, see on nüüd seesugune funktsioon, et kui oletame linnasõidu puhul, jääte kuskil punase valgusfoori taha, et mitte jalga piduripedaali peal sundasendis hoida, siis kui see funktsioon sisse vajutada siia, siis armatuuri ilmub niisugune roheline kirjakene hold. Ja kui nüüd vajutada piduripedaali peale, siis ta muutub kollaseks, mis tähendab siis seda, et te võite jala rahulikult piduripedaali pealt lahti lasta. Auto on praegu drive asendis ja ta ei lähe mitte kuskile. Ja nüüd, kui tahate liikuma hakata, piisab sellest, kui vajutada ainult gaasipedaali ja auto hakkab liikuma. Jalg ei pea olema kogu aeg sundasendis. Mõlemad esiistmed on siis istmesoojendustega ja neid siis reguleeritakse siit. Ehk siis põhimõtteliselt 2 asendist. Natukene vaiksemini ja siis teisele poole on siis teeb istme ikka päris tuliseks kohe. Ja mõlemad esiistmed siis. Üleval on siis 2-tsooniline automaatne kliima. Kõige lihtsam versioon on see, kui see roheline tuluke siin põleb, et on automaatrežiimis. Siis on põhimõtteliselt niisugune lugu, et panete ainult käsu kätte, näituseks 22 kraadi ja auto toimetab ise oma soodu. Organiseerimaks, et terves salongis on 22 kraadi. Ja kuna ta on 2-tsooniline, kui see nupp siin sisse vajutab, see tähendab seda, et kõrvalistuja saab panna mingi oma temperatuuri näituseks. Siis ta hoiab ühel pool siis 22, teisel pool 24. Kui see välja lükata, siis autojuht reguleerib tervet salongi ise. Ja need nupud siin all siis põhimõtteliselt on mõeldud selle jaoks, et seda kõike ka manuaalselt reguleerida. Kui tugevasti ta puhub, kui tahate suunata, võib-olla jalad külmetavad, tahate jalgade peale suunata, eks ole, siis siit saab manuaalselt kõike seda juhtida. Kui satute mingit otsava bussi taha, teinekord tuleb mingit vastikut diisliaisu sisse, mis iganes, siis kui siia nupu peale vajutada, siis auto ei võta väljast õhku sisse, vaid sees olev õhk käib ringi. AC on konditsioneer,
mis teeb siis külma, suvel ilma selle, et ta ei saa, ja kui sügisel seda nuppu sisse ei lükka, siis tahes-tahtmata jalgadega toote niiskus sisse, siis kipuvad klaasid sees uduseks minema. Aga piisab korra sisse lükata ja klaasid on jälle kenasti puhtad. Tagaklaasi soojendus ja peeglid on ühe nupu all, ehk siis see nupp talvel. Peeglid, tagaklaas. See siin on, ta ei ole esiklaasi soojendus, vaid ta põhimõtteliselt puhub esiklaasi peale sooja õhku, et esiklaas kiiremini jääst vabaneks. Ja automaatrežiimis, kui see roheline tulge põleb, siis on ta automaatrežiimis, on meil eraldi 3 režiimi, et kui tugevasti ta puhub. Ehk siis tavapärane on niisugune tehase režiim, kui siin mingit kirjakest ei ole, aga kui te ei taha, et ta nii tugevasti puhub siin, siis on võimalus Eco peale panna, ta puhub vaiksemini, või siis vastupidi, Fasti peale, et ta saavutab kiiresti oma 21 kraadi ja siis ta jääb hoidma, siis tõmbab ise normaalse peale tagasi jälle. Et seda saate siis läbi selle reguleerida selle nupu. Nüüd on niimoodi, et kuna teil on ettevõttes 2 varustustasemega autod, ehk siis on Active'id ja on Luxury Plussid, siis vihmasensor on olemas teil Luxury Plussil. Active'il seda paraku ei ole. Ehk siis Luxury Plussi puhul on niimoodi, et kui te lükkate selle valitsa nüüd ühe nõksu alla, siis sellega te aktiveerite selle vihmasensori. Ehk siis kui hakkab vihma sadama, kojamehed hakkavad ise automaatselt tööle. Ja siis on siin eraldi niisugune väikene keeratav nupukene. Siit te saate siis reguleerida seda tundlikkust. Et kui sagedasti see kojamees nüüd tööle hakkab, et kas ta hakkab iga vihmapiisa peale tööle või ta kogub enne mingisuguse koguse kokku ja siis alles pühib ära. Ja kui te ei taha, et oleks vihmasensori režiimis, siis mida allapoole lükkate, siis ta läheb manuaalrežiimi ja mida allapoole, seda kiiremini ta muudkui pühkima hakkab. Aga muidu jah, üks nõks alla on vihmasensor aktiveeritud. Nii, püsikiiruse hoidjaid on sellel autol peal suisa 2. Üks on siis tavaline ja teine on adaptiivne. Adaptiivne tähendab siis seda, et ta hoiab eessõitva autoga distantsi. Et nüüd püsikiirushoidja aktiveerida, praegu ma näitan siis ära, kuidas aktiveerida adaptiivne. Siis selle jaoks peab siin rooli peal vajutama kõigepealt seda nuppu. Siis sütib siia niisugune roheline lambikene, mis näitab, et see valmidus on nüüd loodud. Järgmisena peab valima distantsi, kui suurt distantsi ta hakkab eessõitva autoga hoidma. Siin ei ole nüüd öeldud meetreid, sest et kiirusega 50 on ju üks vahemaa, kiirusega 120 näiteks on hoopis teistsugune vahemaa. Aga selle jaoks on olemas siin, läbi selle nupu saab siis distantsi valida, on põhimõtteliselt 3 pulka. Mul enda kogemus ütleb seda, et maantee peal sõites on mõistlik minu meelest kasutada kas siis 1 pulka või 2 pulka, sest kui 3, siis see vahemaa jääb juba kole pikaks ja kõik hakkavad sinna vahele sul sõeluma, läheb hirmsaks sebimiseks. Aga siit siis jah, valite kõigepealt distantsi, niisugust distantsi ta eessõitva autoga hoidma hakkab. Ja nüüd, et aktiveerida, on viimane nupp on see miinusmärgiga, ehk siis set. Siia peale vajutades võite rahulikult lasta jala gaasipedaali pealt ära ja ta hoiab eessõitva autoga kenakesti distantsi. Ees olev auto pidurdab, teie auto pidurdab ka. Ees olev auto hakkab liikuma, teie auto läheb järgi, hoides ühte ja sama distantsi. Nüüd, kui te ei taha, et auto hoiab eessõitva autoga distantsi, tahate, et oleks tavapärane püsikiiruse hoidja, siis selle jaoks on see sama nupp, millest te adaptiivsega aktiveerisite, aga vajutate ja hoiate all. See ikoon läks natuke teissuguseks. Ja nüüd on kõik täpselt samamoodi, nagu ma eelnevalt kirjeldasin, aga see nupp jääb lihtsalt vahele. Sõidate ise soovitud kiiruseni, oletame 90 km/h ja et aktiveerida, vajutate lihtsalt seda seti märki siin jälle ja on aktiveeritud. Ja et kiirust juurde panna või maha võtta, siis lihtsalt selle plussi ja miinusega siis vajutate juurde või võtate siit kiirust maha. Ja ongi kõik. Siin kohe kõrval on ka joonte vahele hoidmise süsteemi nupp. Ehk siis siin on niisugune funktsioon, mis üleval üks väikene kaamera mõõdab siin auto ette, salvestab ära vasakpoolse teejoone ja parempoolse teejoone. Ja kui nüüd see süsteem on aktiveeritud ja te kaldute ilma suunatuleta üle selle joone, siis ta hakkab kohe piipitama ja tõmbab tagasi. Ise tõmbab tagasi. Põhimõtteliselt ta hoiab autot ka joonte vahel, kui te lasete käed roolist lahti, siis ta natukene küll ujub, aga ta hoiab joonte vahel, ta ei lase üle joonte minna. Aga kui te panete suuna sisse, siis auto saab aru, et teil on see ettekavastatud manööver ja ta ei takista teid. Muul juhul ta hakkab takistama. Aga kui see süsteem teile tundub, et segab sõitmist, siis on siit võimalust alati välja lükata.
kõikidel autodel on peal hämarandur, mis tähendab seda, et ei pea siin jälgima, et mis asendistel see valit siin on, ta on siin auto peal ja las ta ollagi. Ehk siis paned auto tööle, midagi te kindlasti põle. Kui on valge aeg, siis auto paneb eest põlema päevasel tuled ja taga ei põle midagi. Ja nii on, et energiat säästa ja vastavalt keskelale võib niimoodi päevasel ajal sõita. Kui läheb hämaraks, siis auto lükkab ise lähituled peale. Ja siis on siin eraldi veel niisugune funktsioon nagu automaatsed kaugtuled. Ehk siis, kui te lükkate nüüd näiteks kaugtuled peale, nagu tavapärane on, lükkate selle valitse endast eemale, siis armatuurist süttib sinine tulukene nagu tavapäraselt. See on manuaalne süsteem, ehk siis siin te saate ise tulesid vahetada lähitulede pealt kaugtulede peale ja tagasi. Aga kui teil on nüüd kaugtuled peal, siis siin allpool on üks seesugune märgikene. Ja kui siia peale nüüd vajutada, siis armatuurist kaob see sinine märk ära seal, kaugtulede märk, ja ilmub niisugune roheline A-tähega märk, mis näitab seda, et teil on nüüd aktiveeritud automaatsed kaugtuled. Ehk siis nüüd te ei pea rohkem ise mitte midagi tegema. Auto vahetab ise kaugtulede pealt lähitulede peale ja tagasi. Ja toimib väga kenasti. Roolipealsed nupud, need vasakpoolsed siin, need puudutavad kõik nüüd seda keskmist menüü osa. Siin on väga palju erinevaid funktsioone, nagu tavapäraselt ikka raadiokanalid, välisõhutemperatuurid, mis iganes. Et siin kõik ei jõua üksikasjalikult läbi seletada. Allpool on siis raadiokanalid väiksemaks kõvemaks ja kanalite vahetus. Ja siit poolt olid siis need püsikiiruse hoidja nupud. Seda ekraani siin nimetatakse Toyota Touchiks ja siin on nüüd ka samamoodi hästi palju erinevaid variante, peate ise natuke siin näppima, aga läbi selle setupi saate te teha kõiksugu muudatusi, mis iganes, kas või valida selle ekraani värvust siin, et on ta siis sinine või on ta siin näituseks punane või kuidas te soovite. Aga raadiokanalitega läbi selle audio saab siis raadiokanaleid ka muuta ja näiteks salvestada. Nii, et kõigepealt otsite üles selle kanali, mida te soovite esilehele salvestada, näiteks Retro FM-i, vajutate siia peale, siis panete Favorites ja nüüd vajutate sinna, kuhu te täpselt soovite salvestada, näiteks selle koha peale, siis lihtsalt hoiate siin näppu peal. Hops, ja nüüd ta salvestub siia. Ja niimoodi te võite kõik need ülejäänud 5 kohta ka täis panna, et iga kord on siis 6 erinevat kanalit teil kohe silme ees. Ja siis, kui soovite midagi muud kuulata, panete Station listi, otsite siis sobiva raadiojaama siit ülesse. Telefoniühendus käib teil siis ka läbi selle siin. Iseenesest telefonis panete Bluetoothi sisse ja ta põhimõtteliselt ühendub ise ära. Väga lihtne. Avaneb siis siit. Siit tõmbate. Ja siit sama sees, kus on see Toyota märk, on niisugune väikene nupukene, lükkate seda lihtsalt niimoodi vasakule poole. Saate kapoti lahti. Üleval selle varda, panete kenasti siia toe sisse. Siit alt on teil vaja teada ainult ühte asja, kuhu veel aknapusuvedelik. Muu ei ole teie asi. Ei pea siin õli kontrollima, mitte midagi. Kui on aknapusuvedelik otsas, panete täis ja elu läheb edasi. Ülejäänud teeme kõik meie. Teie ainus kohustus on käia meie juures kord aastas külas. Ja Toyota hooldusintervall on siis 1 kord aastas või iga 15 000 kilomeetri tagant. Ja see ei pea olema ka nüüd nii täpselt, et kui teil on läbisõit seal kuskil 14 000, siis te juba võite tulla. Ja tagumine aeg on siis 16 000, sellest enam-vähem pidage kinni. 1000 kilomeetrit ettepoole tahapoole, sellest 15 000 siis. Ja ajalises mõttes kuu aega ühele poole või teisele poole. Te saate siin kõik märtsis ja aprillis autot kätte, ehk siis kui see läbisõit nii suur ei tule, kui seda 15 000 täis, siis ajalises mõistes järgmine aasta enam-vähem samal ajal võiks meie juurde läbi tulla. Kui kinni panete, siis laske kapotil kukkuda. Ärge hakake kätega suruma. Niisugune 10-15 cm. Teil pole ta pauguga, nii ta mõeldud ongi. Siin juhiistme kõrval all on 2 nuppu. Üks neist üles tõmmates on siis kütusepaagi luugi avamine. Kütusepaak on siis vasakul pool ja sinna sisse võib siis panna nii 95 kui 98. Mõlemad sobivad. Sealt tõmbasite, siit teete luugi lahti, lihtsalt keerate korgi maha, tangite ära, panete korgi peale tagasi, kuni ta teeb ühe klõpsu
ja lükkate selle kaane siit kenasti kinni ja ongi kõik. Ehk siis 95-98. Kütusepaak on siin 43 liitrit iseenesest. Ja see teine nupp siin, see on siis põhimõtteliselt pagasi luugi avamine. Siit tõmmates tuleb pagasi luuk lahti. Ja iseenesest on seda võimalik ka siit tagant lahti teha, aga see nupp tavapäraselt on ta siin keskel ju. Praegusel juhul on siin keskel tahavaate kaamera, vaid see nupp jääb enam-vähem siia paremale poole. Ehk siis selle koha peal kuskil siin, peaaegu numbrimärgi lõpus. Siia peale vajutades, siis tuleb taga lahti. Ja kinni läheb ta siis manuaalselt, siin on selle jaoks eraldi koht, käega tõmbate. Te ei pea mustaks käsi tegema ju. Aitäh, et vaatasite. Ma loodan, et sellest kõigest oli natukene abi. Kui midagi jäi arusaamatuks, siis alati võite tulla Amsjärvi järve esindusest läbi, otsige mind siit üles, ma hea meelega näitan teile isiklikult mingit eraldi funktsiooni tuleb, kui midagi arusaamatuks. Võite helistada. Aitäh!